Tere! Mina olen Andres, juhatan turundusõppetooli Tartu Ülikoolis ja arendan tarbijauuringute keskust. Ja ma olen 15 aastat töötanud turunduses ettevõtetes, turundusspetsialistist turundusjuhini välja ja see on super töö viimase peal. Aga üks asi ajab mind tõsiselt närvi või on läbi aegade mind närvi ajanud ja see on kujunduste üle vaidlemine. Ja on see siis pakendi kujundus või reklaami kujundus või veebi kujundus ja see hakkab pihta sellest, et tuleb siis mingisugune copywriter või disainer sealt reklaamiagentuurist ja hakkab mingisugust udu ajama. Siin on väga hea näide Eesti brändiraamatust vanast, et see ei ole tühipaljas logo, vaid aktiivne mõtteavaldus. Ja siis ma olen, see on tegelikult täielik jura, selles mõttes ma olen 1000 inimese käest küsinud, ma võiks teie käest ka küsida, et mis mõte teil tuleb pähe, kui te vaatate seda märki ja vastus on mitte kellelgi mitte ühtegi mõtet pähe. Keegi ei saa aru, et see on aktiivne mõtteavaldus, mis kehastab muutumise ideed visuaalselt. See ongi jama, et sa lased selle endale ära müüa, aga kui klient võtab selle paberi, ütleme ajalehe ette ja vaatab sealt reklaami, siis ei ole copywriterid kõrval, nüüd peaks sul tekkima sellised mõtted siit pähe. Ja nii ongi. Teine seltskond, kes kokku tuleb tavaliselt, kui on disainide üle arutamine, on siis muidugi Tarkade klubi ettevõttest seest. Tuleb tegevus, logo on kõige tähtsam, me töötame selles ettevõttes, inimesed peavad aru saama, et see on meie ettevõtte toode, logo peab kõige tähtsam olema. Muidugi müügijuht on teadlik, et kliendid ikkagi tahavad teada, mis sees on ja see siga ja see veis, nad võiks võib-olla veidi suuremad küll, aga väga hea. Ja siis astub finantsjuht sisse, mis lillade paraat see siin toimub, lilla pakend, see on naistele suunatud toode, minu naine on ka naine, talle meeldib roosa, tal on roosad sussid ka kodus, naine annab mulle peksa, kui meil tuleb lilla toode välja, unustage ära. Ja võt selline subjektiivne arutelu siis kogu aeg käib ja kuna selle trauma tõttu ma olen siis hakanud tegelema sellise asjaga nagu neuroturundusega oma meeskonnaga ja me tõesti oleme võimelised mõõtma siis emotsioone, me oleme võimelised vaatama, jälgima inimeste pilku, kuidas see liigub meil on ja sellest tulenevalt me võime siis anda väga selgelt, et näed, see konkreetne reklaam ei ole kõige parem, sest et seal on liiga ilus naine ja vaatab teile otsa ja seetõttu keegi toodet enam ei vaatagi seal kõrval. Või siis siin vastupidiselt on väga hea reklaam, kus ka toode saab natukene tähelepanu. Me saame hinnata, milliseid elemente, millises järjekorras, kui palju nähakse. Võib-olla mingit elementi seal nurgas üldse ei nähta, mis tegevjuhil on näiteks väga tähtis. Siis me saame analüüsida televisiooni reklaame, et kui palju nad tekitavad põhimõtteliselt positiivset emotsiooni, milliseid kaadreid, milliseid elemente inimesed märkavad seal selles konkreetses reklaamis ja millised hetked siis tekitavad inimestes positiivset emotsiooni, ehk siis jõuavad inimestele kohale. Me saame hinnata seda, et kui me paneme mingisugused erinevad sõnastused, kas see on, et milline neist kõige paremini siis toimib ja või siis veebi kasutaja mugavust, et kuidas inimesed seal suudavad siis, nüüd ta läks, suudavad leida õige tee. No nii, ühesõnaga, tooteid on palju ja selleks, et neid märgatakse, siis ongi see, et me saame teile aidata optimeerida telet, printi, välimeediat ja nii edasi. Võtke ühendust.